Tere, minu nimi on Kirill ja enne kui me alustame siis taastamisvideoga, kus me lõpus teeme ka trenni, tahaksin korra tõsta 2 teemat üles. Ma olen kõigile väga tänulik suppordi eest eelmise videol, mida ma hetkeseisuga olen juba ära kustutanud, sest sain ka ise aru, et natukene ebaviisakat juttu oli minu poolt ja mida ma tahaksin ka teilt paluda. Jällegi, ma tänan teid kõiki suppordi eest. Aga palun, jääme viisakaks kommentaarides. Natukene ebaviisakust oli liiga palju. Seega, kui sa tahad mind supporti, aga viisakalt. Ja teine teema on siis tulnud Instagramist. Küsimus oli, et kus saab mind toetada. Ja seal ma näitasin, et iga video all on minu rekvisiidid olemas, kuid kahjuks päris kõike märka. Tegin eraldi küsitluse, kas on märgatav või mitte. Siis 70% vastasid, et nad ei ole isegi tähele pannud. Seega, nüüd sa tead, et kui sa tahad mind toetada, siis siin samas all descriptionis on kõik rekvisiidid olemas. Aitäh ja nüüd võime jätkata videoga. Tere, minu nimi on Kirill ja nagu te nägite eelmisest videost, siis meiega juhtus õnnetus. See tähendab siis nüüd mida? See tähendab seda, et meil on taastamistööd järgmiseks võistluseks, mis toimuvad meil Missos. Nagu näha, üks lansekas vaatab ühele poole, teine lansekas vaatab teisele poole. Jah, raja ääres me saime need kuidagi sirgiks, et me saaksime kuuleri peale panna ja sõita edasi, kuid sellest polnud kasu ja vaja on ikkagi terve autoga sõita. Sest kui te nägite, siis seal lansekal on väike salk ja seal on ka. Ühesõnaga, see episood on siis meil auto taastamisest. Vaatame, kuidas me seda teeme. Tegelikult väike kogemus on all, sest peale üle-eelmist kõksu me taastasime selle poole ära. Nüüd on vaja taastada mõlemad pooled. Meil on kõik varaosad vist olemas. Mõningad asjad on veel puudu, need ma äkki jõuan päeva jooksul ära tuua. Ja ongi nii. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Keevitusaparaadid, relakad ja hüdropressid on nende jaoks rohkem tuttavad. Siis isa ja Vitaliku isa teevad seda omavahel ja teeme nii kaua grillimist, nagu ikka. Meie eesmärk on ju teha mitte lihtsalt kokku lappida, vaid et see oleks turvaline, et oleks reeglitega vastav. Loomulikult saab lihtsalt ära lõigata teise tasemele panna, aga siis see ei ole turvaline, sest nii-öelda originaalkeevitus on alati parem kui mitte originaalkeevitus. Seega, mis me teeme, ongi see, et me üritame teha see vormi tagasi, tuua seda. Ja see ei ole lihtne, pääsevus ei ole nii lihtne. Kõige lihtsam oleks mootor vahelt välja tõsta ja siis selle järgi nagu vaadata ja teha. Aga aega on nii vähe ja see mootori välja tõstmine ja nii edasi võtab nii palju aega, et see on nii tüütu. Et praegu mõtlemegi, et äkki on mõistlik teha seda viisi, et lihtsalt võttagi mootor välja. Aga jah, eks ole näha.
praegu isa ja Vitaliku isa mõtlevad, mis ja kuidas. Vitaliku isal on eriti kogemus sellega, ta on nagu metallitöödega väga hästi kursis. Seega vaatame, mis me edasi teeme ja kuidas me seda teeme. No grillmeister, trellamees, kaameramees. Nüüd kaamera taga. Kaamera ees. Niikaua kuni Vitaliku isa ja minu isa keevitavad, lõikavad nina. Meie hakkame komplekteerima tasapisi, ehk siis ostsime B-kategooria ninaraami ja neerupleki. Ma ei poolda absoluutselt B-kategooriat, aga võidusõit on võidusõit ja seal on tegelikult suht savi, mida panna. Välja arvatud siuksed tähtsamad asjad nagu mingid boldid ja mingid siuksed asjad. Need ma pigem roostes originaalid kui B-osa uued. Ühesõnaga siin meil on ülesandeks ära lõigata see rant siin, kuna siin käib radikas, et see, kui väike kontakt on, et see ei läheks radikasse sisse. Nii oli ka eelmisel tehtud, tänu millele siis ma päätsin oma radika. Ehk siis siit serva lõikame ära. Lisaks on ka siin, siin on see tugevdus, kui ka karbi vormina, siis on ta tugevam. Aga siit me ikkagi lõikame selle serva siit lahti natukene. Jällegi puhta turvalisuse pärast, mitte autoturvalisuse pärast, vaid see, et kui mingi kontakt toimub, siis radikas jääb terveks. 2 korda on näidatud see teooria, et kui need on ära lõigatud, siis ei juhtu mitte midagi. Nad painduvad ära kergelt, aga vähemalt radikas jääb terveks ja siis on võimalik sõita edasi. Hakkame lõikama. Loud as fuck, making these busters break their necks, making them think what the fuck this shit it is. Don't trip, baby, mommy in the murder web, trying to see what's good for tonight. Last night the best. Mis te arvate, et ma söön krõpsu? Ma üritan polti üles leida, mida on siin nagu, mul on mõned poldid puudu.
Oh, leidsin, üks. Seda on vaja ja seda olemas. Neid 3 ma otsisingi. Mis ma siin mõni hetk tagasi ütlesin, et parem osta originaalid, on ju. Et B-kategooria võidusõitjad nii edasi, et B-kategooria sobib ka. B ja need asjad ikka ei istu oma vahel. Ehk siis mõistlikum on pigem osta roosters A, kui osta tutikas B. Need asjad lihtsalt ei istunud oma vahel. Kuigi ma mõistan, kui mul oleks originaalne näiteks C säilinud, siis ma paneksin B selle või vastupidi. Jah, mõlk ja siit oleks kõveraks. Ei, B-kategooria on täis. See ei sobi. Aga kuidagi saime paika. Nüüd on ootama, kuni seal lees saab kõik korda. No neerud, eks. Paneme külge, vaatame, kas ninal enam istub paigas, et tiib oleks okei, et tiibu ülemine osa oleks okei, et tuled mahuvad siia vahele ja kindlasti kapott. Praegu ma panin need olid mul lukkudega koos. Arvatavasti need vahetame ära, kuna ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga nad on vist veidike kõverad. Ja siis minu poolt on nende asjadega kõik. Paneme tulede kinnitused veel paika. Need on õnneks väga lihtsad. Keerad sisse, 1, 2 ja ongi kõik. Kätte on meil jõudnud pühapäev. Eile lõpetasime sellega, et panime ninaraami külge ja vaatasime, et justkui kõik on paigas, et isegi kapott läheb oma avadesse. Ja tänane plaan on siis teha puhtaks kõik need keevitused ja keevitused üle värvida. Miks? Et lihtsalt roostet ei tekiks, sest Eesti kliima talvel küll ei sõida, aga paljas metall on paljas metall läheb iga ilmaga rooste. Proovime, äkki saame täna ka auto täitsa kokku juba, justkui võiks saada, sest töönädal tulemas, jaanipäev ja asjad, et jaanideks ei taha jätta seda asja. Jaane tahaks puhata, äkki ma saangi esimese nädalavahetuse hooaja jooksul puhata. Kahjuks jah, et hooajal ei ole siukseid asju nagu puhkust. Hooaeg on hooaeg. Lisaks nii mõnelgi on ju raudselt tekkinud küsimus, aga kuhu on läinud see raha, mis teie olete toetanud, need kõik rekvisiidid on siin samas all, et kuhu on teie raha läinud? Täpselt samamoodi, ma ei ole raha raisanud, kõik on siin autos, täpselt samamoodi, et väike kõks, väike avari, uus neeruplekk, uus ninaraam, need kõik asjad maksavad raha ja tänu teile ma saan seda teha. Aitäh teile, et te toetate mind, seda on tõesti väga-väga vaja ja ma olen südamest tänulik teile. Vahepeal otsustasime ümber, et ei hakka musta panema neeruplekki, vaid paneme see, mis meil juba kiletatud on, sest ta üks pool jäi täitsa sirgeks. Juhipoolne ots sai viga, selle me lõikasime ära, keevitasime mõne teise pealt tüki ja vaatame, kuidas see välja. Noh, on juba tuttav nina, et õige ninaraam on ja neerud vaja panna ja praegu tegeleme kapotiga, et kapott istuks nii-öelda võrdselt, ilusalt, et oleks ka visuaalne pool väga ilus. Natukene reguleerida, natukene haamrit ja saab asja. Harjumatu on näha isa mitte tunkedes, eks ole, noh, liiga palav on ja õnneks midagi sellist, mis võib kukkuda või lõikamist on täna vähe olnud, seega ei olnud ka otsest pointi panna tunked selga. Aga jällegi te küsite, kuhu läheb raha. Raha läheb näiteks siia. Uus radiaator. Aitäh teile, see radiaator on ostetud ka tänu teie abile. Ja siin autos on väga-väga palju asju, mis on ostetud tänu teie abile, sest mina üksi seda välja ei peaks. Aitäh! Nagu siin viimases klipist oli näha, on tekkinud mingisugune toss, kus see tuli, varem seda ei olnud. Lätis tegelikult
nii-öelda peale kvalifikatsiooni enne top 32 me märkasime seda, aga ei olnud mitte midagi nii hullu. Aga praegu, kui natukene, mootor on soe, natukene gaasi anda, siis oli näha tulemust. Mis on veits hirmul ajab. Aga vaatame, kas ja mis ja kuidas. Olemegi jõudnud sinna, kus me hakkame tegema nüüd loosi. Loosi me teeme driftikeskusesse 2 piletit, ehk siis sina pluss su 1 sõber saate minna tasuta sõitma. Reeglid on väga lihtsad, nagu ikka. Lihtsalt vajuta like, kirjuta suvaline kommentaar, kindlasti jälgi mind YouTube'is. Boonuseks on see, kui sa jälgid mind Instagramis ja jälgid ka driftikeskust Instagramis. Instagramid on siinsamas all descriptionis. Aga kuna me teeme seda ühe duublina ja ma filmin seda üksi, siis don't charge me, let's go! Nii, meil on 395 laiki, kus siin vaatamist on 10 753 vaatamist. Võtame lingi, kopeeri, kähku link siia, kleebi, arvutame kokku. Get YouTube comments. Kokku on meil 98 osalejat. Start. Aivar Hallika, Volvo autogaraaž, pea püsti ja edasi. Aivar, kõik mis sa tegema pead, on lihtsalt kirjutama mulle Instagrami DM-i või kui su juhuslikult pole Instagramis, siis kirjuta mulle meiliaadressile ja siinsamas all. Piletid on sinu, aitäh sulle ja teised ka, kui tahate samamoodi võite driftikeskusesse piletid, siis kõigest vajuta like, kirjuta kommentaar ja jälgi mind YouTube'is. Kõigest umbes nädal aega möödas eelmisest klipist ja täna meil pühapäev, kuupäeva ei oska öelda, 25 vist. Eile oli jaanid, jah, täna 25. See tähendab seda, et me panime auto kokku, nüüd oleks vaja testima minna, et kas asi töötab, kas enam-vähem auto sõidab sirgelt. Natukene me siin maja ees proovisime ja oli tunda, et auto kisub vasakule. Sellega tegeleme nädala keskel, lähme viime auto silla stendi, vaatame, kuna meil oli ju enne Jekapilsi tehtud stend, siis vaatame, kas läks midagi paigast ära või ei läinud. Hetkel seis on selline, et mina olen vihuris, vaatan kõik üle, pakkisin rattad valmis juba ja kohe jõuab Vitalik. Isaga pole veel täna rääkinud, vaatame millal isa jõuab ja liigume Kehalasse. Kehalase täna trennipäev, pühapäev, trennipäev, nagu ikka. Väga palju tööriistu kaasa ei hakka võtma, võtame kaasa ühe tööriistakofri igaks juhuks ja ratteid, padruni, elektritrelli ja kompressori ja selle rehvirõhu mootori, manomeetri. Logistan läbi kõik, vaatan, kas kõik on ikka kinni, pingutan üle mõned poldid, kui on vaja ja ongi kõik. Seega näeme, kui pakime auto peale juba. Olemegi jõudnud Kehalasse. Auto on soe, meie oleme soojad. Rada on täiesti liuväli. Vaatame, kas on libe või saab sõita. Ma pole turbokaga kordagi veel sõitnud Marjaga. Eks alati on esimene kord.
ringid, pinnas on siuke vahelduv, kord on kuiv, kord on märg ja jube raske on. Aga mõne ringi saime, nüüd vaatame, kus sõidavad teised ja sõidame ka. Ja ongi selleks korraks meie kerevenitus, kere taastamist, driftika taastamisepisood läbi. Ma tahaksin siiralt tänada kogu oma meeskonda, tänu kellele me saime ühe nädalavahetusega selle auto romust tagasi sõitvaks, hästi sõitvaks, sest käisime ju Kehalas. Kehalas auto tundis ennast jube hästi, saime isegi vihmaga sõita, vihma oli umbes niimoodi, et põlvini vett, see selleks, aga ikkagi jälle saime sõita, sõitsime hästi, kõik oli sobilik. Seega aitäh isa, aitäh Vitaliku isa, aitäh Heidik, aitäh Vitalik sina ka. Vitalik on praegu kaamera taga, et ta ei ütle, palun. Loomulikult ma tahaksin ka tänada kogu Vihura autotiimi, Trailerenti, Driftikeskust, Aquarium Plussi ja Reisid24, sest ka tänu neile sai see auto sõitvaks, mida te siin praegu ei näe. Mul läks meelest, et ma ajasin ta juba maha, auto seisab Vihuris, kõik on hästi. Ja ka loomulikult teile, mu kallid vaatajad, sest ka teie olete mulle annetanud ja see kõik raha läheb ikkagi driftikasse. Aitäh ja näeme juba varsti. Ära unusta, like, share, subscribe, kirjuta mingi kommentaar ka ja näeme juba varsti.